Eesti valitsus tegi elektriauto kaupa küll Mitsubishiga, aga tegelikult veereb sama sõiduk Jaapanis konveierilt maha ka Peugeot ja Citroeni sildiga. See siin on näiteks Citroen C0. Kõik muu on aga täpselt sama ja seega võivad sotsiaaltöötajad oma tulevase ametiautoga juba praegu tutvust teha. Väikeautol ebatavaliselt veavad C0 tagarattad. Mootor asub nimelt põhja all tagarataste vahel. ESP hoolitseb selle eest, et 67 hobujõudu perutama ei hakkaks, aga selle kaadri filmimiseks sai elektrooniline valvekoer muidugi välja lülitud. C0 on isegi väikeauto kohta lühike, 348 cm. Aga rattad asuvad praktiliselt nurkades ja teljevahe on märkimisväärselt pikk, 255 cm. Tagamootor lubab esirattaid tublisti välja pöörata ja seepärast mahub C0 ringi keerama 9 meetri laiuses õues. Autot kipakaks nimetada siiski ei saa. Rasked akud asuvad põhja all, see viib raskuskeskme madalale ja tagab stabiilse käitumise kurvides. Sisu poolest on C0 üsna tavaline väike auto. Tahaks öelda, et odav, aga ei saa. Müügihind on tal vägagi krõbe, umbes 35 000 eurot. Proovisõiduautol olid pardal peaaegu kõik võimalikud mugavusseadmed kuni istmesoojenduseni välja. Käike vahetada pole vaja, selles osas meenutab C0 tavalist automaatkäigukastiga masinat. Rehvid on sellel autol üsna veidrat mõõtu ja kui lähemalt vaadata, siis selgub ka, et tagarehvid ja esirehvid pole sugugi ühesugused. Rattad on küll 15-tollised nagu tänapäeva autodel ikka, aga tagarehvi mõõt on 175-55 ja ees 145-65. Et mis eriti esirehve puudutab, siis talverehvidega on raskusi. Neid küll toodetakse, aga kui te lähete kuskile rehvimüügi kohta, siis vaevalt kellelgi neid riiulit võtta on. Tavalise laadimise pesa on auto paremal küljel. Tehakse see kabiinist lahti. Ja siis avaneb üks gaas ja siin all on veel teine gaas. Ja siia käib üsna tavaline kolmearuline pistik 230 voldiga. Ja vajab laadimine 16 amprit voolutugevust. Auto vasakul küljel on kiirlaadimispesa, samamoodi kõigepealt ühe ja siis teise kaane all ja siin on otsi juba märksa rohkem. Paraku on kiirlaadimisega niisugune keskpärane lugu, et seda Eestis praegu kasutada ei saa, sest lihtsalt kiirlaadijaid ei ole. Kitsas kere, ainult 148 cm, võimaldab C0 edukalt ka üsna väikestesse tühemikesse parkida. Samas teeb see salongi kitsaks, nii et kui mõni sotsiaaltöötaja juhtub olema Kalevipoja mõõtu laiaõlgne, ei pruugi ta end autos sugugi mugavalt tunda, eriti talveriietes. Laadimisega on esialgu raske, sest avalikke laadimispunkte Eestis napib. See-eest lubatakse Tallinnas elektriautos tasuta parkida. Põhimõtteliselt saab elektriautot laadida igast seenakontaktist, näiteks kodus, aga siis peab peakaitse olema piisavalt suur ja kui kasutada pikendusjuhet, siis see peab olema piisavalt jäme. Laadimisjuhe on autos alati kaasas, õigemini on see natukene rohkem kui lihtsalt juhe. Autopoolses otsas on selline kapitaalne pistik, teises otsas on tavaline pistik ja vahepeal veel niisugune adapter, mis siis stabiliseerib ja tahab 16 amprit saada. Selle pistiku paneme auto külge ja nüüd teise poolega läheme Eesti ainsa elektriautode laadimispunkti juurde, mis asub Tallinnas Vabaduse väljaku parklas maa-aluses. Nii, ja hoba. Ja palun, laadimine töötab. Elektriautoga sõitmine õpetab, et piduripedaali tuleb kasutada võimalikult vähe. Nimelt kui nii-öelda gaasipedaali lahti lasta, siis auto hakkab tasapisi pidurdama, aga selle pidurdamise käigus laeb akut, nii et niisugune jõnksutamine nagu linnas sõidul tavaline bensiinimootoril või diiselmootoril, see kulutab hirmsasti kütust, aga elektriautoga, kui korralikult sõita, siis peaaegu et õnnestub liikuda niimoodi, et kasutada olev sõiduulatus ei vähene. Praktiliselt mingit häält ei ole, ainukene tuntav hääl on tuulevuhin ümber klaaside. Nüüd satume märjale teeosale ja nüüd on kuulda, kuidas rehvid läbi vee sõites pladisevad. Aga nüüd läheb asfalt jälle kuivaks ja kohe läheb ka autos vaiksemaks. Nüüd läheb mul tee bensiinijaamast mööda ja keeran siia sisse ka, aga ega mul siin suurt midagi peale ei ole hakata.
võib rehve pumbata, võib klaasi pesta, aga tankida siin praegu ei saa. Tulevikus võib-olla küll, kui pannakse laadimisjaamad ka tanklatesse, aga praegu ma sõidan siit lihtsalt läbi. Oleme siis nüüd auto põhja all, siin selle katte taga kuni peaaegu esiosani välja, taga on akud, et näha eriti ei ole, siin nurgas on ainult 2 oranži juhet, mis siis näitavad, et elekter tuleb sealt välja. Mootor ise on siin, mootori küljes on peaülekanne diferentsiaaliga ja siit siis lähevad juba poolteljed mõlemile rattale ja nagu näha, auto on tagaveoline. Kapott autoninnast käib küll lahti, aga üldiselt on seda tarvis avada ainult klaasipesu vedeliku lisamiseks ja mootorit siin muidugi ei ole. Ilmselt sõidab aasta pärast siit Rae vallamajast elektriautoga oma hoolealuste juurde kohalik sotsiaaltöötaja. Seda on tal igati lihtne ja mõnus teha, tuleb vaid hoolitseda, et aku täis oleks. Ainus mure on talvine sõit. Kuna elektriautol toidab soojendust ja mootorit sama aku, siis kütte sisse lülitamine lühendab sõidu ulatust tunduvalt. Meie kogemuste järgi 10–20 kilomeetrit. Kui Express C0-ga sõitis, oli lumi veel maas, aga väljas 5 sooja kraadi. Aga mis siis, kui oleks olnud 20? Kui nüüd mingit kokkuvõtet teha, siis on Citroen C0 igati kobe väike auto, aga nõuab kasutajalt tavalisest rohkem tähelepanu. Aku ei tohi valel ajal ja vales kohas tühjaks saada.